Kavandatava automaksu esialgne versioon näeb ette ühekordset maksu auto registreerimisel ja iga-aastast maksu, mis jääb eeldatavasti vahemikku 5–20 eurot kuus, sõltuvalt auto suurusest, võimsusest ja vanusest. Ametlik visioon automaksust peaks jõudma avalikkuse ette juuli teises pooles. Paari nädala eest tutvustati automaksu esialgseid piirjooni ametnike ja huvigruppide ümarlaual. See plaanitav automaks on plaanitud kahekomponendilisena. Üks oleks auto esmasel arvele võtmisel ja teine oleks siis iga-aastase tasuna. Et see arvele võtmise osa on ühtedel alustel, see on seal tõesti võib-olla mingisugune protsent auto summast võib välja kujuneda. See, mis on iga-aastane maks, seda võib arvestada seal kuskil 5–20 eurot kuus suurusjärku. 5–20 on päris suur vahemik. Jaa, eks ta selles mõttes sõltub ka autost, et ütleme, kui võtta siuke pisikene Smart ja suur Dodge Ram, siis neil on ka autodel päris suur vahe. Et sellepärast ma tõingi sellise suurema vahemiku, et eks ta sõltub autode emissioonidest ja võimsusest, mis omavahel tavaliselt on väga hästi seotud, automassist, auto vanusest, sellistest komponentidest saab seda kokku panna. Maksu alla läheksid kõik mootorsõidukid, välja arvatud raskeveokid, sõltumata sellest, kas masin sõidab või ei. Autoomanike liit on igasuguse automaksu vastu, öeldes, et see maks on Eestis juba olemas. Väga vale on öelda, et meil Eestis ei ole automaksu. Meil on Eestis kütuseaktsiis. Kütuseaktsiisi maksavad kõik autoomanikud, kui nad autoga sõidavad. Kütuseaktsiis, see hulk, palju autoomanikud maksavad, sõltub sellest, palju nad sõidavad, ehk palju nad saastavad. Muuhulgas autorenditeenust pakkuv ettevõtte Bolt pigem toetab maksu kehtestamist, leides, et inimesed loobuksid nii rohkem isiklikust autost. Auto kui selline peamise liiklusvahendina tekitabki küllaltki palju probleeme linnades ja linnadele ja me üldiselt toetame keskkonna säästlike transpordiviiside arendamist ja me näeme, et see on üks meede, mis nii-öelda aitab vaikselt nügida siis transporti autokesksest transpordist siis paremate alternatiivide keskseks. Rahandusministeerium ei soovinud teemat kommenteerida enne, kui ametlik visioon maksust valmis. Omapoolsest kommentaarist loobus ka automüüjate ja teenindajate esindusorganisatsioon Amtel.